Digimeedia tegelikult on siis juriidiline keha, ettevõte tegelikult on nii-öelda kaubamärk, mida me kasutame Birds of Paradise ja tegeleme praegu enamasti nii-öelda äppide tegemisega just nii-öelda Apple'ile ehk siis iPhone ja iPad. Et Androidi me praegu, ma arvan, et ei torgi, et see on natukene keeruline nagu turg. Ja põhisuund on laste äppide tegemine, just nagu hästi väikestele lastele, et meie kõige esimene asi oli ma arvan, kõige pisemale iPadi kasutajale, kes võib-olla nagu ei saa aru, mis see on, lihtsalt vaatab peale, tuleb mingi hääl ja ongi kõik. Nüüd viimane ja meie kõige põhilisem asi on ikkagi see Little Ace and 10 Commandments, ehk siis väike äss ja 10 käsku, mis juba on nagu hästi palju enam kui lihtsalt lapse äpp, vaid pigem juba siis nii-öelda lapsevanemale lapsega koos kasutamise äpp või lapsele siis 10 käsu tutvustamise äpp, et me põhirõhk ikkagi siin hetkel ei olegi enam lapsed, vaid on lapsevanemad, kellele see on lihtsalt abimees. No, Birds of Paradise iseenesest on kasvanud välja samanimelist animatsioonistuudiost, ehk enamasti enne seda me tegime nagu kõik animatsioonistuudiod Eestis peavad tegema ka reklaami ja telegraafikat ja kõike selliseid asju. Ja siis ühel hetkel me otsustasime ka, et me nüüd võtame ühe teise sihi ja siis me alustasime kõigepealt väikeste lihtsate äppidega. Sõber Ülo Piko palus abi, me aitasime tema joonised panna liikuma, tegime sellise äppi nagu Tere, kus vaatad loomale peale ja siis loom ütleb sulle omas keeles vastu siis tere nagu. Ja nüüd vaikselt hakkasime minema. Järgmine äpp oli laulvatest juurviljadest, kus oli hästi ebatraditsionaalselt, oli sul kõige uuem tehnika vidin käes ehk iPad ja siis kogu asi näeb välja nagu oleks plastilinist. Ja vaikselt läksime, siis järgmine äpp juba tutvustab maailma loomi lastele, et millises maailma osas millised loomad elavad. Aga ka jälle natuke teistmoodi, et need loomad ei käitu üldse nii nagu päriselt käituvad loomulikus keskkonnas, vaid teevad sellest muid lollusid. Ja siis juba tuligi nii-öelda see põhiraamat, millest tegelikult sai ka kõik algused. Kui me kunagi seda tahtsime teha üldse paberkandjal ja siis tuli see mõte, et hakkaks proovima nagu neid iPadi asju, siis sealt nagu kasvas välja, aga nüüd on ta valmis ja nüüd selle ümber see kogu elu käib seal.